Olen hetke valvanud, kuid ei tea, kas olen hea jahimees. Kütt, kes on tabanud aja südamesse, iseenda tuuma, mis värvib vaikuse punaseks. Sest tapatud hetke ma enam ei näe, see on minu sees, kuni elan. Tere tulemast Eesti Kirjandusmuuseumisse, kirjanduse sõbrad ja suure kirjaniku loomingu austajad. Head vaatajad ekraanide taga. Ma annan Ene Mihkelsoni päeva avamiseks nüüd sõna Eesti Kirjandusmuuseumi esindajana Kultuuriloolise arhiivi juhatajale, kirjandusteadlasele Kristi Metstele. Armsad külalised ja kolleegid, Ene Mihkelsoni seltsi liikmed, sõbrad ja austajad siin saalis ja ekraanide taga. Suur rõõm on teid jälle näha siin Eesti Kirjandusmuuseumi katuse all järjekordsel Ene Mihkelsoni mälestuspäeval ja tuua teile tervitusi Eesti Kultuuriloolisest arhiivist, Kirjandusmuuseumi südamest. Rõõm on seda suurem, et Ene Mihkelson oli meie hea kolleeg Kultuuriloolises arhiivis 10 aastat. Korrastas käsikirjakogusid, teenindas uurijaid, kirjutas uurimusi ja kasvas siin luuletajaks. Ta lõpetas Kirjandusmuuseumis töötamise pärast seda, kui oli 1978. aastal saanud avaldada oma esimese luuletuskogu Selle talve laused ja otsustas valida vabakutselise tee. Ma tahan ka luuletust lugeda. Sellest samast Ene Mihkelsoni esimesest luuletuskogust, mida ma nimetasin, see on vabalt kättesaadav Digaris ja seal olid täiesti tähelepanuväärsed värsid. Õhtu maitse on hommikul suus. Rohi on kastest raske. Lõhnatu on maailm, mis ööst tõuseb. Hakata mäletama, elustama eemalduvat pilti, millest pärinen. See on sellest esimesest luuletuskogust ja ma tahaks öelda, et me oleme Kultuuriloolises arhiivis näinud luuletaja sündi, sest nendes värssides märgib ta maha selle tee, mida tema käima hakkas. Nüüd on Ene Mihkelsoni käsikirjakogu meil hoiul juba mõned aastad, on meie vanemteaduri Marin Laagi juhendamisel korrastatud, kirjeldatud ja kõigile huvilistele kättesaadav. Selles kogus on üle 400 säiliku Ene Mihkelsoni käsikirju, kirjavahetust, on mõned isiklikud esemed ja tema kätte jõudnud teiste inimeste materjalid. Peatselt peaks meie juurde hoiule jõudma ka Ene Mihkelsoni suur fotokogu ja kui ka see saab korrastatud ja kui valmib Ene Mihkelsoni bibliograafia, mis kuuldavasti ongi juba käsil, siis võime uskuda ja loota, et Ene Mihkelsoni uurimine tõuseb uutesse kõrgustesse, sest tema arhiiv, kogu tema kirjalik pärand on siis korras ja kõikide käsutuses. Uskudes, et meie tore koostöö Ene Mihkelsoni seltsiga jätkub, soovin palju jõudu seltsile Ene Mihkelsoni pärandi tutvustamisel, loomingulist indu Ene Mihkelsoni uurijatele, lugemiselamusi lugejatele ja head Ene Mihkelsoni päeva kõigile. Ja nüüd tutvustab tänast päeva Kirjandusmuuseumi emeriitteadlane ja meie seltsi juhatuse liige Sirje Olesk. Ja juhatab päeva edasi.
Nii, tere kõigile. Aitäh tulemast. Ene Mihkelsoni seltsi asutajaliikmena on mul hea meel, et seltsi asutajad ja liitujad on teinud siiski nii head tööd, ma ütleksin, et meid on siin saalis nii palju ja ma loodan, et meid on seal ekraanide taga ka. Nii, tänasest päevast te oskate lugeda, aga psühholoogid ütlevad, et kui ka see teine meel, see kuulmine käib ka juurde, et siis jääb paremini meelde. Et tavapäraselt Kristimeeste seletas, mispärast Mihkelsoni päevad on alati siin muuseumis, sest kuigi Ene Mihkelson ju 79 lahkus muuseumist, nagu mõned muuseumis siis juba olnud inimesed mäletavad, siis mäletavad nad ka seda, et ta käis ju muuseumis edasi. Teda võis alailma näha suitsunurgas kõigepealt, aga ka rutitoas ja minu toas ja direktori kabinetis, kui direktor oli Krista Aru või Jaanika Kroonberg. Nii et Ene armastas seda maja ja seda on hea teada. Nii et tänased ettekanded on Ene Mihkelsoni loomingust. Neist räägime pärast veel, kui need inimesed sõna saavad, aga siis tuleb tavapärane kultuurimõtestaja preemia väljakuulutamine ja pärast seda sõidetakse Järvamaale. Ene oli oma loomult, Ene oli Tartu kirjanik. Me olime nii harjunud teda Tartus nägema ja mitte ainult meie, vaid niimoodi pool Tartu linna tundis teda ära, kui ta jälle kuskil pingi peal istus ja inimesi vaatas ja mõtles. Aga Ene juured on ju Järvamaal ja meil on seal Järvamaa sõidul 2 asja. Kõigepealt mälestusplaat Heinrich Rudolf Mihkelsonile. See plaat on seal ukse juures ka näha ja te ju teate, et Ene isa tapeti metsas, ta oli metsavend 53. aasta veebruaris. Kunagi palju hiljem on Ene ühes erakirjas oma onupojale kirjutanud. Isa on sündinud 1917. aastal ja tapetud 1953. Ning kogu aeg ikka ja aina olnud kas mundris või muul viisil sõdinud. Niisugune saatus siis temal. Ja kui me tetraedri raamatut tehes Marju Lauristini ja Mart Velskriga käisime Pilistvere surnuaial, kuhu on Ene sugulased maetud ja läksime sinna kivikangru juurde, siis me saime aru, et sinna tuleb see plaat panna, sest kui Heinrich Rudolf Mihkelson oli maha lastud, siis maeti ta kuhugi, see haud on ju tundmatu. Nii et nüüd lõpuks, nii paljude aastate tagant on võimalus tähistada selle inimese mälestust. Nii, aga Järvamaa, Imavere vald on oma kuulsa kirjaniku tähenduse üle järjest rohkem mõtelnud ja mälestuskivi kirjaniku sünni kohta, see idee tuli kohalikelt inimestelt ja nemad leidsid selle kivi ja nemad on selle sinna Tamme küla Kullitalu juurde püsti pannud. Me vaatame ja oleme seal juures, kui see kivi avatakse ja meil on muidugi väga hea meel, et see kivi sinna saab nüüd pandud ja sellele siis järgneb niisugune üritus või koosviibimine Imavere rahvamajas, kus Karmen Tabor ja Grete Jürgenson loevad luuletusi, kava, mille Aija Sakova on kokku pannud ja Joosep Susi seletab, mismoodi tuleb Mihkelsoni lugeda ja kuidas neist aru saada. Niisugune päev siis ja lõpetuseks ma täiesti juhuslikult sattusin eile kuulama
Tiina Kirsi esinemist Plektrummis 11 aastat tagasi. Tiinal oli eile sünnipäev, ma jäin selle peale. Nii, ja kõige muu hulgas ütleb Tiina seal, Ene Mihkelsoni silmavaade on kirjandusteadlasele raske taluda. Nii, ma arvan, et see Ene Mihkelsoni selts on küllalt palju teinud ja kirjandusteadlased on Ene Mihkelsoni kohta juba väga palju kirjutanud. Seda tõestab see raamat Peaaegu kõik, mida me aasta tagasi siin esitlesime, aga ma väga loodan, et kirjandusteadlased ja kirjanik Tiit Aleksejev veenavad meid selles, et Ene Mihkelsoni silmavaadet on järjest kergem vastu võtta. Nii,